Täna on siis see päev, esimene päev, kus loomaaed on avatud, päike paistab ja ilm on ilus ja selles suhtes on tore, et kella 3-ks oli meil 775 külastajat. Nii et päeva lõpuks ilmselt me ületame selle arvu, mis oli enam-vähem samal ajal eelmine aasta. Ja kui vaadata, kuidas külastajad käituvad, siis see 2+2 reegel, üksteisest distantsi hoidmine, see toimib päris ilusti, välja arvatud lapsed, nii et külastajate puhul ma kutsun küll üles jälgima, kuidas lapsed käituvad, sest neil on nagu raske aru saada selle reegli täitmise vajadusest ja ka samuti klaaspindade puudutamisest ja sellest. Aga tundub jah, et inimesed oskavad olla vastutustundlikud iseenda käitumise suhtes ja austusega suhtuda ka teistesse inimestesse, et just saada ühelt poolt naudingut sellest loomaaias käimisest ja teiselt poolt siis ka jälgida seda, et viirus edasi ei leviks. Tere! Mul on siit loomaaiast, Tallinna loomaaiast suur rõõmus hea meel teatada, et on valminud pronksist rott. See on siis kodurott ja kõrvad on tal suuremad, saba peenem, on ta teadupärast väljasuremis ohus liik ja rändrott lihtsalt võtab üle kahjuks. Ja sellepärast on ta nüüd, teades Hiina kalendrit, siis on ta ka 2020. aasta loom, roti aasta ja nüüd on ta valmis saanud. Kõik teretulnud siia vaatama seda rotti ja teisi loomi, mis on valminud, koer, kukk ja siga. Nii et loomaaias ja minu nimi on Tauno Kangro ja ma olen siis selle loomakese, selle väikse rotikese siis autor. Kõik algas 2017, kui oli kuke aasta, sai Tallinnas Vabadusplatsil esimest korda modelleeritud siis koos Hiina kolleegidega kukke. Hiina kolleegid tegid seda jääst ja on iga aasta seda teinud ja mina siis modelleerisin nii, et ma sain ta pärast valada siis pronksi. Ja nüüd on siis kukk, siga, koer ja nüüd täna siis avasime ka roti aasta roti. Ja sellest kukest hakkas kõik pihta ja oli see siis Aini Härmi, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja idee, et teha kõik 12 kuju skulptuuri siia, kõik Hiina kalendri 12 erinevat aastamärki. Nii et ta on väga hästi vastu võetud, see on, näete, vaadake, kuidas laste poolt poleeritud ära, siin kõik istuvad. Nii et loodan, samamoodi võetakse vastu ka siis see täna paigaldatud rott. Nii et 2017 ja kes nüüd järgmine aasta tahab teada saada, millal oli kuke aasta, siis siit saab kohe teada 2029, järgmine on 2041, siis 2053 ja loomulikult 2065. Nii et sinna on palju aega, aga loodetavasti on siis ta veel siin alles. Aitäh! Täna on suurepärane ilm selle jaoks, et loomaaeda külastada ja õnneks ka loomaaed avati ja Marilini tuli suurepärane mõte teha väike jalutuskäik siis lastega loomaaias, sest et lapsed on juba nii suured, et nad saavad aru, kes ringi jooksevad, et nad ei pea ainult raamatute pealt vaatama pilte, vaid nad näevad ka reaalselt, kes meil siin loomaaias elavad. Ja lihtsalt selline perekondlik aeg. Minu lemmikloom loomaaias on lõvi ja siis tuleb elevant ja siis tiiger, aga lõvi näeb nagu nii harva ja me nägime teda täna. Ja ta magas nii armsalt ja pai silmad kinni ja sellist vaatepilti pole varem näinud. Ja elevanti nägime ka. Ja milline õnd. Täpselt. Külastage kindlasti loomaaeda ja meil, nagu me siin nägime, siis kõik hoiavad ikkagi viisakalt distantsi ja siin on väga turvaline värskes õhus jalutada. 2+2 tulge kõik loomaaeda. Tunne on väga hea, loomaaed on lõpuks avatud, ilmad on ilusad. Tundub, et suvi on tulemas lõpuks ja oli tore ilma nautida ja loomi näha. Kas ainult loomaaiast, vaid üleüldse, et polnud nagu kuskile minna eriti. Et isegi vahepealsete ilusate ilmadega nagu ei olnud midagi erilist teha, aga õnneks nüüd on võimalus jälle olemas. Tundsin puudust põhiliselt üldiselt tegevusest, et kodus pikalt ei ole nagu väga vaheldust. Soovitan kõigil hea ilma puhul loomaaeda tulla ja väike jalutuskäik teha.